Tervist! Kuule, ma vaatan, et sul ei ole mu YouTube'i kanal ju tellitud. Telli kohe ära, sest kui keegi kusagil avastab mõne imeaine, mis annab sulle igavese nooruse ja tervise ja aitab sul jõusaalis tõsta 10 korda suuremaid raskuseid, siis olen mina esimene, kes sellest räägib. Ja sa ei taha ju, et sinu naabrinaine või naabrimees kuuleb sellest uudisest enne sind. Väga hästi, tubli. Teine asi, ma tegin mõne aja eest pikema video kreatiinist ja seega ma seda tänases videos pikalt tutvustama ei hakka. Kui teema pakub sulle huvi, siis viida sellele väga põhjalikule ja loomulikult väga põnevale videole. Leiad video alt jutukasti seest. Aga lähme asjaga edasi. Nagu me teame, on kreatiin, mida sa saad tänapäeval osta ka suvalisest toidupoest ja mida on mõistlik tarvitada kreatiin monohüdraadi kujul, konkurentsitult enim uuritud toidulisand, mille puhul on võimalik teaduspõhiselt 100% väita, et see annab sulle nii lihastreeningus kui ka teatud parameetrites aeroobses treeningus väga olulise positiivse lisalaksu ja on seejuures absoluutselt ohutu nii lühiajaliselt kui ka pikemaajaliselt tarvitades. Viimasel ajal on leitud, et lisaks lihastele ja aeroobsele vastupidavusele on kreatiin äärmiselt kasulik ka nii-öelda vaimses plaanis, ehk siis see mõjub erineval moel soodsalt ajutööle. See pole ka muide suur ime, sellepärast, et kui me nüüd natukene järele mõtleme, siis inimese aju on ju ainevahetuslikult väga, näljane organ ja kreatiin mängib selle energeetikas väga olulist rolli. Meil on näiteks võimalik teaduspõhiselt väita, et suukaudne kreatiini tarvitamine vähendab väsimust ja kurnatust, parandab mälu ja seda eriti inimestel, kellel on juba välja kujunenud mäluhäired ja võib vähendada ka depressiooni sümptomeid ja pidurdada depressiooni süvenemist. Nüüd ma aga komistasin ühe uuringu otsa, mis näitab kreatiini mõju ja väga tugevat mõju millelegi, mida minu teada ei ole varem otseselt uuritud ja lisaks on minu jaoks üllatav, et see mõju saavutati 1 doosiga. Ma natukene seletan seda doosi asja. Vaata, kui sa tahad tõsta oma lihaste kreatiini taset ja saavutada seeläbi paremat sportlikku võimekust, siis ei ole tegelikult ühekordsest doosist laias laastus mitte mingisugust kasu. Selleks, et su lihaste kreatiini tase saavutaks maksimaalse taseme, pead sa kas 4 nädala jooksul võtma iga päev 3-5 grammi kreatiini või siis tegema 7-10 päeva kestva laadimisfaasi ehk siis võtma selle aja jooksul 20 grammi kreatiini päevas. Okei, kõik vajalik taustateadmine on meil nüüd omandatud või üle korratud ja me saame sukelduda värskesse teadustöösse, mille käigus uuriti, kas ühekordne suur doos kreatiini alandab vaimse võimekuse langust ja ainevahetuslikke negatiivseid mõjusid juhul, kui sa oled pikemalt magamata. Ehk siis, kas see hoiab sind magamatuse puhul ärksana ja tegusana. Tegemist oli crossover tüüpi uuringuga, kus iga inimene oli iseenese kontrollisikuks, ehk siis täpsemalt öeldes käis asi niimoodi. Kõik 15 katses osalejat said ühel juhul iga oma kehakaalu kilo kohta 0,35 grammi kreatiini ja olid siis pikemalt üleval ja siis peeti vähemalt 5 päeva vahet ja teisel juhul anti neile ilma igasuguse toimeta platseebopulbrit ja lasti siis pikemalt üleval olla. Doos oli seega ühekordne ja mingisugust laadimisfaasi, nii nagu seda tehakse lihaste kreatiini taseme tõstmiseks, ei toimunud. Samas oli doos üsna korralik, 0,35 grammi kehakaalu iga kilo kohta, tähendaks näiteks minu puhul, kes ma kaalun 71 kilogrammi, kogust 24,85 grammi. Kuna me teame, et kreatiin on inimesele täiesti ohutu ja kõik see, mis jääb organismi poolt kasutamata, saadetakse lihtsalt välja tagasi, pole see muidugi iseenesest probleem. Katsealustele tehti uuringu käigus erinevaid vaimse võimekuse ja vaimse teravuse teste ja nad täitsid ka erinevaid küsimustikke, millega hinnati nende unisust ja väsimust. Ja mis on selle uuringu puhul eriti lahe,
Katses osalejad aeti nende aju pH taseme ja ainevahetuslike muudatuste jälgimiseks ka korduvalt kompuutertomograafi sisse. Ja seal uuringus kasutati siis sellist kompuutertomograafi, mis võiks eesti keeles kõlada, kui nüüd inglise keelest otse tõlkida, funktsionaalne magnetjäädvustustomograaf. Ma nüüd vabandan, kui ma valesti ütlen, aga reaalajas saab siis jälgida seda, mis sul pea sees toimub. Kirjeldatud protseduure tehti 4 järgus. Katse alguses õhtul kell 6, öösel kell 12, öösel kell 2 ja varahommikul kell 4. Kui katse alused olid olnud üleval vastavalt 12, 18, 20 ja 22 tundi. Kõigi osalejate puhul vaadati, et nad läheksid 2 nädalat enne katset ja kogu uuringuperioodi jooksul magama ja ärkaksid enam-vähem samal ajal ja magaksid öö jooksul 7-9 tundi. Samuti paluti neil hoiduda kofeiini sisaldavate jookide ja tubaka tarvitamisest. Absoluutselt kena ja mõistlik uuring ülesehitus ja läheme siis kohe tulemuste juurde. Kui katses osalejad tarbisid placebo preparaati ehk siis ilma igasuguse toimeta pulbrit, tekkis neil väheüllatuslikult sunnitud pikemaaegse ärkveloleku käigus väsimus ja unisus, mis muutusid seda sügavamaks, mida pikemalt nad pidid olema üleval. Nende aju pH tase langes ja samamoodi langes nende aju kreatiini tase. Tulemused kõigis testides langesid kiiresti ja selgelt tuli välja seos, et mida pikemalt olid osalejad üleval olnud, seda kehvemaid tulemusi nad said. Nende leidude tarbeks poleks muidugi olnud tarvis üldse seda uuringut teha, sest me kõik teame, et kui sa oled pikalt magamata, siis sa oled unine, väsinud ja muutud aina nürimaks pliiatsiks. Aga neid tulemusi oli tarvis selleks, et võrrelda neid sellega, mis juhtus siis, kui katse alustele anti õhtul korralik kogus kreatiini. Unisus ja väsimus olid kreatiinigrupil kontrollgrupiga võrreldes oluliselt madalamad. Ja mida kauem üleval oldi, seda suuremaks see vahe paisus. Mis oli uuringu läbiviijate ja tegelikult ka minu jaoks suureks üllatuseks, oli see, et keelevõimekuse, loogilise mõtlemise ja matemaatilistes testides katsealuste tulemused paranesid, mitte ainult võrreldes kontrollgrupiga, vaid ka nende eneste õhtuste tulemustega, mis olid saavutatud enne seda, kui nad olid oma kreatiinilaksu kätte saanud. Kusjuures tulemuste paranemine oli märkimisväärne, jäädes erinevatel ajahetkedel tehtud ja erinevat tüüpi testide juures 16% kuni 29% vahele. Mis veel? Aju kreatiinitase tõusis selle doosi 0,35 grammi kehakalu iga kilo kohta juures keskmiselt 5% ja magamatusega tavaliselt kaasnev aju pH taseme langus ei leidnud aset. Mida see kõik tähendab? See tähendab seda, et kui sul on mõnikord tarvis pikemalt üleval olla ja samal ajal vaimuteravust säilitada, siis on kreatiini korraliku koguse tarvitamine enne üleval oleku perioodi sinu jaoks väga hea valik. Mis mind selle muidu super heal tasemel uuringu juures häirib, on see, et ma ei lugenud sealt mitte kusagilt välja, kas teadlased arvestasid ka seda, kas katses osalejad olid varem kreatiini tarvitanud või tarvitasid seda mingis koguses katse ajal. Ma eeldan, et tõenäoliselt nad ei tarvitanud, ent selle oleks võinud muidugi uuringus eraldi välja tuua. Ja ma ka muidu tegelikult arvan, et kui sa juba tarvitad kreatiini, nagu ikka lihastreeningu tulemuste parandamiseks tarvitatakse ehk siis 3-5 grammi päevas, siis ei pruugi sul ühekordsest suuremast doosist olla nii suurt kasu üleval oleku puhul, aga kindlasti on see kasu siiski mõõdetavalt olemas. Järgmine loogiline küsimus minu ja kindlasti paljude teie jaoks on see, kas kofeiin, näiteks paari tassi kange kohvi näol ja kreatiin annavad vaimuteravuse osas topeltefekti või nullivad nad teineteise toimet. Meil ei ole kahjuks olemas häid uuringuid, mis võrdleksid seda, kuidas mõjub sunnitud magamatuse tõttu alanenud vaimsele võimekusele eraldi võetuna kofeiin, kreatiin ja kofeiin pluss kreatiin.
Sarnaseid uuringuid on tehtud, et teha kindlaks, kas ja kuidas mõjutab kofeiini ja kreatiini koos tarbimine sinu sportlikku võimekust, näiteks lihastreeningu ja aeroobse treeningu võimekust. Kusjuures need tulemused on, ma ei teagi, kuidas nüüd öelda, vastuolulised. Et vanemates uuringutes on leitud, et nad kipuvad natukene teineteise mõju nullima, kofeiin ja kreatiin. Uuemates uuringutes seda pole jälle täheldatud. Aga ütleme nii, et tulemused on vastuolulised. Aga anyway, selle tarbimise mõju vaimse võimekuse plaanis ei ole minu teada üldse uuritud. Seniks, kuni selline uuring tehakse, ja ma muidugi annan kohe teada, kui tehakse, on minu arvamus ja praktiline soovitus, mis tugineb siis sellel, mida me praegu võime järeldada, et tõenäoliselt on mõistlik sunnitud magamatuse negatiivsete mõjude vähendamiseks kasutada nii kofeiini kui suuremat ühekordset doosi kreatiini, aga ma soovitan jätta kreatiini tarbimise ja kohvi joomise vahele vähemalt pooletunnised pausid. Ja seda nii enne kreatiini tarvitamist kui ka pärast. Ma ausalt öeldes ei tea, kas see on vajalik, aga kui sa tahad olla oma tulemustes raudpolt kindel, siis on see lihtne ja minu arvates mõistlik viis heade tulemuste tõenäosust oluliselt suurendada. Vahepeal aga jõusaalis näeme.